Väga tore on siin teiega olla. Ja Eesti integratsiooni sihtasutuse tegemistega olen ma kursis juba mitme aasta jooksul. Mul on kahju, et ma ise ei saanud isiklikult siia tulla teie konverentsile, aga ma nüüd kuulasin hoolega Raivo ja Lea ettekandeid ja paljudes mõttes me liigume selles suunas, mida ka mina siin tahan oma ettekandega rõhutada, et me räägime nüüd integratsioonist kui inimestevahelistest suhetest ja suhetega alati kaasnevad ka teatud konfliktid. Ma ei tahaks öelda, et see on nüüd täiesti vastanduv või kriitiline vaade senisele integratsioonile, vaid ma tahaks arvata, et integratsioon kui niisugune tuleb alati asetada konteksti. Erinevad riigid, erinevad tingimused, erinev ajalugu. Ja mina kindlasti lähtun sellest, mis toimub Ühendkuningriigis, olen rohkem kursis, mida Ühendkuningriigi poliitikad ja poliitikud on teinud ja välja öelnud. Ja võib-olla arvestan siin ka natuke sellist rohkem populaarsemat või neonatsionalistlikku lähenemist, no näiteks Prantsusmaal. Võib-olla olete ka märganud, et palju selliseid mõtteid tuleb just nimelt Prantsusmaalt. Nii et see, kuidas me immigratsioonist ja integratsioonist räägime, seda on mõjutanud väga Põhja-Ameerika, ka Kanada ideed, aga peaasjalikult Ühendriikide mõtted. See on rajatud moderniseerimise teooriale, et kaasaegsed tänapäevased modernistlikud ühiskonnad on teistsugused võrreldes traditsiooniliste Euroopa ühiskondadega. Nii et ameeriklased mõistavad nagu seda immigratsioonil põhinevat ühiskonda ja tema funktsioneerimist hoopis teistmoodi. Ja kui me räägime rahvusvahelisest migratsioonist kui lineaarsest protsessist, et kuskilt lahkutakse, kuskile jõutakse kohale, taotletakse kodakondsus ja saadakse seeläbi siis selles uues ühiskonnas nagu täisliikmelisus. Et sedamoodi mõtlemine on mõnes mõttes nagu lihtne või kindel, et nagu olekski võimalik kuidagi lepitada omavahel kõiki neid erinevaid huvesid, erinevaid individualistlikke või üksikisiku vaateid. Aga integratsioonist rääkides, siis me põrkume ka selle mõistega, mis on rahvusriik ja tema suveräänne õigus. Ja kuhu maani see suveräänsus siis tegelikult võib ulatuda, et ikkagi ühiskond nagu ladusalt saaks funktsioneerida. Ja sellepärast on siis integreerimine saanud üha tähtsamaks teemaks, arutelude teemaks, no kas või pidades silmas, mis meil oli siin hiljuti Euroopa Liidus üle Vahemere toimunud massiline migratsioon ja on tunda ka teadlaste ringkondades, et üritatakse rehabiliteerida seda ajaloolist integreerimise mõistet, mida nüüd hiljutistel aegadel on jälle hakatud omakorda kritiseerima. Ehk siis see integreerimine kui niisugune on muutunud oluliseks märksõnaks ja kuni sinnamaani välja, et esitatakse lausa küsimus, et mis asi on üldse integratsioon, sest samal ajal me ju räägime ka multikultuurilisusest või palju rahvuselisusest. Ja selles mõttes defineerida nüüd integratsiooni kui niisugust, see on kogu selle probleemistiku võib-olla algus. Aga selles küsimuste ringkonnas veel üks aspekt on see, et rahvusvahelistes uuringutes integratsiooni kohta räägitakse ka assimileerimisest ja sellised mudelid, mida on varem kasutatud, et kui me kontseptualiseerime integratsiooni erinevatest vaatekohtadest, siis sellised kõige
enam aktsepteeritud mudelid on siiamaani olnud ühesugused ja nagu öeldud, siis kõik need uuemad lähtekohad, neid siis jälgitakse, aga need ei peeta nagu võimalikeks. Nii et kui me räägime integratsioonipoliitikast, näiteks see töörühm, mis Brüsselis on kokku kutsutud, nad on välja töötanud rahvusvahelise migratsiooniindeksi, et võrrelda erinevaid riike ja nende tulemuslikkust. Nii et lähtutakse sellest paradigmast, mis tugineb, ütleme, Põhja-Atlandi või siis selle kaasaegses tähenduses lääne arusaamisel, mismoodi riigid toimivad. Ja seda on võetud nagu vaikimisi nagu rahvusvaheliseks mudeliks. Aga ta kuidagi lahustub tegelikult tänapäeval ja liigub võib-olla rohkem, kui lubate, siis sinna Ameerika arusaamise juurde integratsioonist. Nii et tsiviil või ütleme siis kodanikuõiguste seisukohast integratsioon on üks asi, aga palju rohkem kritiseeritakse ja fundamentaalsemalt võib-olla seatakse küsimärgi alla just see senine paradigma sellest seisukohast, et tegelikult mida mitmekesisem, mida mitmekülgsem, seda tugevam. Ja ka see on integratsioonis tegelikult ju võimalik. Ja modernistlikest seisukohtadest lähtudes siis jällegi astub ühte jalga nagu Põhja-Ameerika ja ütleme lääne arusaamadega, et lääne ühiskondade, ütleme Põhja-Atlandi ühiskondade tugevus on see, et kasutatakse ära kõik tugevused, mida siis erinevad inimesed annavad või lisavad, et see annabki nagu sellise ühiskonna elujõulisuse. Ja võib-olla see sõnum, mida siia konteksti panna. Praegu näiteks on sellised debatid tihtipeale väga poliitiliseks kujunenud. Ma ei taha poliitikasse praegu laskuda, aga integratsiooni seisukohast see etnokultuuriline seda võib vaadata nagu versus poliitiline integreerimine. Ja väga paljud rahvad, millega nad praegu tegelevad, nad üritavad fookust hoida just nimelt sellel demokraatia poolel, et see on nagu selline kullaproov, et kui senikaua, kui me tagame demokraatlikud õigused kõigile, siis integratsioon nagu toimib. Aga mismoodi see kultuuriline integratsioon? Ja, nii et nende mõtetega ma tahaksin näidata lihtsalt mõnda asja, võib-olla illustreerimaks seda, et kus on need piirid, et kuhu maani võib selle integratsiooniga minna ja mis maalt võivad tekkida probleemid. Ja esimene pilt on tegelikult väga brutaalne viis integreerida. Ja kui me räägime integratsioonist kui teatud mõttes Prantsuse kontseptsioonist, siin oli nimetatud Durkheimi nime juba, see on kontseptsioon, mida on väga raske eristada koloniaalsest mõtteviisist. Ja kuidas on näiteks võimalik vahet teha, et hea kolonialist ja halb kolonialist, tsiviliseerimine, teiste rahvaste tsiviliseerimine Euroopa seisukohast lähtuna ja see pilt on tegelikult ühest kuulsast filmist, 60. aastatel tehtud filmist, mis näitab Alžeeria sõja ajal toimuvat ja seal on Prantsuse sõdurid ja kolonel, kes Alžeerias viisid läbi piinamisi selleks, et välja uurida, kus vastane ennast peidab, vaenlane ennast peidab, ehk siis alžeerlased ja
ja selles stseenis tulevad sõdurid ja panevad ühe Alžeeria mehele mütsi pähe ja ütlevad integratsioon. Nii et ka seda viisi võib integratsiooni defineerida ehk piinamiste kaudu sa jõuad oma eesmärgini ehk hea alžeerlane on see, kes allub sinu nii-öelda piinamise kaudu soovitule jõudmisele. Siin on jällegi üks väga hea pilt, mis illustreerib integratsiooni. Ja siin on 3 Alžeeria naist, kes on riietatud läänelikul moel, on ka selles stiilis ja seal olid siis kohvikutes lõhkesid pommid ja siin on siis selles filmis nagu räägitakse sellest, kuidas alžeerlased selles kontekstis reageerivad ja jällegi siin võiks ju mõelda, et kas me oleme nüüd integreerinud need inimesed ja kas nad on omaks võtnud lääne väärtused ja selleks, et olla edukalt integreeritud, kas sa siis pead ilmtingimata kaasa minema selle lääne kolonialistliku vägivallaga ja kas see on nüüd demokraatlik lähenemine ja praegu ma tuginen jah täielikult nagu Prantsuse näidetele, aga minu arvates see illustreerib suurepäraselt, mismoodi mõisteti integratsiooni kui niisugust ja kolonialismi, kuidas see kolonialism mõjutas lääne ühiskondades arusaadavat. Aga nagu öeldud, integratsioon tänapäeval on hoopis teistsugune ja oma olemuselt tegelikult integratsioon kui niisugune peaks olema ju positiivne mõiste. Et ta on nagu selline mitmerassiline, kultuuride vaheline ülistus või just selle mitmekesisuse ülistus, tuleme kõik kokku ja võidame olümpiamängudel, olenemata sellest, kes me oleme, kuldseid medaleid. Siin on näiteks 2012. Londoni mängude võitjad ja kui Prantsusmaal olid sellised 80-ndatel rohkem sellised neorepublikaanlikud arusaamised integratsioonist, siis integratsioon Euroopa mõistes juurdus Ühendkuningriigis 60-ndatel ja see oli kuskil poolel teel, ütleme, assimilatsiooni ja selle fragmenteerituse vahepeale jäi ta pidama. Et omalt poolt küll nagu mõisteti, et see mitmekesisus on üks väga tore ja positiivne kontseptsioon, aga teisest küljest kogu see rassistlik nagu suhtumine ja lähenemine võib-olla oli ka säilinud. Nii et kuidas siis nüüd üle aegade siis Ühendkuningriigi ühiskond on jõudnud selle positiivse miksini, kus me tõesti erinevatest taustadest tulevate inimeste tulemuslikkust nagu hindame võrdselt. Ja siin keskel on siis kirjutatud multikultuurilisus, Suurbritannia au ja uhkus. No enne seda oli rohkem teada maailmas levinud see Cool Britannia uus slogan, mida üritati siis inglise uue imidžina nagu levitada väljaspool ja tegelikult me teame, et selle ühiskonna sees me siiski tegelikult oleme silmitsi väga palju niisuguse nagu vastasseisuga sellele mitmekultuurilisusele. Aga vähemasti see unistus nii-öelda 2.0 impeeriumi faasis, et me oleme kõik ühesugused ja võrdsed, et see nagu on. Nii et multirassiline Inglismaa, kõik elanikud kogunevad ühe meie lipu alla ja see lipp väljendab meie riiklikku, ütleme, ülemuslikkust või suurt jõudu. Ja näiteks mõnes mõttes jah, see, mis on varem olnud omane rohkem Ameerika Ühendriikidele ja võib-olla siis see Ühendkuningriigi vastandumine ka nagu üksikult võetuna Euroopa riikidele, et meie oleme kõige kõigem.
ja no ütleme, see Donald Trump oli võib-olla see kõige värvikam nende ideede väljendaja. Aga see on jälle koht, kus nüüd siis võiks küsida, et mis tüüpi integratsioon see on, kuhu suunas me nagu liigume oma ühiskonnaga praegu. Ja Alžeeria sõjast 60 aastat hiljem nüüd võime küsida, et kas see konkreetne integratsiooni definitsiooni ümber sõnastamine on ka praktikas tegelikkuses jõustunud või leidnud koha. Ehk siis kui me siin ennem idealiseerisime nagu Põhja-Ameerika seda arusaamist integreerimisest, et kes kõik lisavad oma panuse, kes siia riiki tulevad ja on võrdsed, siis võib-olla siin Euroopas seda kõige paremini näitabki see, mis toimub ütleme selle spordimaailmas, eks ju, et kasutame ära kõikide kõige tugevamad küljed, et raamistik iseenesest on nagu see rahvusriigi või vabariiklik, aga panustajad on väga erinevad. Ja kui näiteks Alžeeria sõjas olid need Alžeeria sõdurid, kes surusid alžeerlastele oma mütsi pähe, siis tänapäeval me teame, missugust jõudu omab jalgpall, täpselt samamoodi jalgpalli sümboolika, et kas see tähendab seda, et see on nagu selline selektiivne ja tõhus võim või jõud tõestada, kes on parim, kes on kõige võimsam. Ja et seda nii-öelda praktikas ka teisteni viia, et kõik seda usuksid, siis selleks kasutatakse ära kõik võimalikud ressursid, ehk siis on integreeritud siia meeskonda ja võetakse alati kõigest kõige paremad, hoolimata sellest, mis on nende taust. Ja kas see nüüd on siis liberalistlik lähenemine või mis, või on see seotud globaliseerumisega, aga demokraatlikud riigid oma positsiooni rõhutamiseks maailmas ja rõhutavad ikkagi just nimelt seda oma tugevust, aga nagu öeldud, siis see tugevus on saavutatud sellise selektiivsuse kaudu, ehk sõelutakse kõigest välja see kõige tugevam iseenda jaoks, mis õigustab. No ma ei tea, kas see mõiste rassistlik kapitalism mahub siia arutelusse praegu, kui me räägime lääne ühiskondadest. Ja siin on veel üks pilt, mis mõnes mõttes näitab, jah, see on nüüd nii-öelda ülim pühitsus sellele klassikalisele integratsioonile, et kui sa lõpuks saad selle kodakondsuse kätte, siis see oleks nagu näide selles, et ma olen nüüd lõplikult omaks võetud ja seda nagu tähistatakse ja seda pühitsetakse ja seda tähistatakse ka selles mõttes, et see on nagu Ühendkuningriigi rahvuse bränd või ütleme kodakondse bränd või kodaniku, Ühendkuningriigi kodaniku bränd, et sa nagu võtad omaks selle, no ütleme, kuninganna imidži taha mahtumise, et see sümboliseerib ka mind ja minu pere ja sisserändajatel on see äärmiselt oluline, et see nüüd hakkab laienema ka neile. Ja kui seda nüüd vaadata kui positiivset märki immigratsioonist, siis siin all on üks kohalik poliitik, kes on ka seda just rõhutanud, et tema on nagu selle liini esindaja, et integratsioon ongi see, kui immigrantidele tagatakse kodakondsus ja tänu sellele saavad nad nii-öelda klubi liikmeks. Ehk idealiseeritakse seda ka kohalikul tasemel. Aga laiemas tähenduses võib see tähendada seda, et kui rahvus ja rahvusriigi kodanikud on nagu üks bränd, siis selle kõrval nagu teist ei saagi olla või mis tähendab seda, et kui me hakkame üle rõhutama seda kodakondsust või mingi riigi passi, siis need passid hakkavad omama nagu sellist
kvalitatiivset väärtust, et mis pass kaalub rohkem või kelle pass on kasulikum. Mis tähendab seda, et see nagu eos ju välistab kõikide teiste riikide passide omanikud, olgu siis tegemist erinevate piiride ületamisel või viisade taotlemisel, et kui sa tuled valest riigist või vale religiooniga riigist, et siis sinu pass ei kaalu nii palju, et sina ei saa seda viisat või niimoodi. Ja jällegi integratsiooni seisukohast, kas see on nüüd kõige õigem, et mõned inimesed saavad vabalt ringi liikuda, aga teised inimesed ei saa ja saavad need, kellel on rohkem ressurssi ja ei saa need, kellel ei ole. Ehk see on juba selline välistav vaade. Ja selles mõttes võib-olla see rahvusliku integratsiooni ehk siis selle passi ja kodakondsuse kaudu integratsiooni hindamine ei ole võib-olla see kõige kindlam või turvalisem või õigem liin, mida ajada. Ja et seda kõike kokku võtta, järgmine pilt toob meid tagasi Inglismaale. Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson. Ja kui me nüüd räägime immigratsioonist ja riiklikust fookusest, siis näiteks kas või see fakt, et Ühendkuningriik lõpuks lahkus Euroopa Liidust, kogu see protsess oli ka ju rajatud sellisele rahvuslikule iseolemisele, erisusele ja mõnes mõttes ikkagi nagu rohkem nagu lammutav ja lõhkuv protsess ei oli. Ja kui me räägime integratsioonist, siis Euroopa tasandil see näiteks ju siis kukkus läbi. Ja kui palju erinevaid integratsioone siis maailma mahub või tähendab, integratsioon peaks olema midagi ülemuslikku selles mõttes, et teda ei saa nagu piiritleda riigi tasemel, teda ei saa piiritleda mingi kontinendi tasemel. Nii et kui me räägime integratsioonist, siis ikkagi selle taustal on need mõisted võrdsus, vaba liikumine globaalses tähenduses ja inimeste aktsepteerimine igal pool, olenevalt siis nende passist või millestki. Ja integratsioon on ja jääb tegelikult selektiivseks ja selliseks vastuolusid tekitavaks, sellepärast et riigi piiridel jäävad alati mingisugused normid kehtivad ja paraku need on ikkagi rajatud selliste rahvuste ja riikide hierarhial ja kui me nüüd siin debateerime, siis võib-olla mõelda ka selle peale, et integratsiooni küsimused on teatud mõttes ka välisküsimused, et küsimus ei ole ainult siseriikliku dimensiooniga, vaid see puudutab alati ka neid, kes tulevad ja neid, kust nad tulevad, et keda me aktsepteerime, keda mitte ja kas see on näiteks see globaalne eliit, kes võib vabalt rännata siia-sinna, on aktsepteeritav igal pool või teised, keda me ei aktsepteeri, sellepärast et nad ei mahu meie sellisesse selektiivsesse valimisse. Ja selles mõttes ma arvan, et see väga kõrgelt arenenud liberaalne demokraatlik lääne ühiskond peaks nagu suutma näha üle enda laiemalt seda tähendust. Aitäh!